Tere! Minu nimi on Kertu Lehtsaar ja minu magistritöö teemaks on kodulähedase maakooli roll kohalikus kogukonnas. Koolide käekäik sõltub suuresti rahastusest. Paraku on viimastel aastatel Eestis kinni pandud üle 100 kooli, lihtsalt sellepärast, et raha ei jätku nende jaoks. Aga nendel kodulähedastel maakoolidel on sealsetele elanikele, õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele väga oluline roll. Lapsed vajavad täisväärtuslikuks arenguks turvalist keskkonda. Turvalises keskkonnas areneb paremini esinemisoskus, julgus ja ka läbirääkimisoskus. Ainult turvalises keskkonnas saavad tekkida usalduslikud suhted täiskasvanutega. Liikudes edasi õpetajate juurde, siis õpetaja kutsestandard näeb ette, et õpetaja peaks õpilase jaoks olema eelkõige suunaja ja arengupartner. Turvalises ja väikeses keskkonnas on seda palju mugavam teha. Ka vanemad tunnevad kooliga palju suuremat seotust, sest et kõik inimesed on justkui omad ja tuttavad. Lisaks jääb vanematel palju rohkem aega oma toimetuste jaoks, sest et maakoolides õppivad õpilased on tihti palju iseseisvamad ja saavad kooli mineku ja tulekuga ise hakkama. Minu uurimuse fookuses on ühiskondlikest majanduslikest muutustest tulenevad ümberkorraldused koolivõrgus ja sealhulgas ka koolide sulgemine. Ääremaale on subjektiivselt omistatud negatiivne kuvand, mistõttu inimesed arvavad, et seal osutatavad teenused oleks justkui vähem kvaliteetsed. Minu magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada koolide sulgemise võimaluste kaalumine sealsetele kogukonna liikmetele, õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele. Lisaks soovisin esile tõsta maakoolide vajalikkust ja tähtsust. Tegu oli kvalitatiivse uurimusega ja ma viisin läbi intervjuud 2 koolis ja ma intervjueerisin õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid. Esmalt uurisin koolide sulgemise mõju kohalikule kogukonnale, õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele. Õpilaste jaoks tähendab kodulähedase maakooli sulgemine eelkõige tuttava ja turvalise keskkonna kaotamist ja loomulikult on laste jaoks esikohal sõbrad. Õpetajate jaoks tähendaks see muutused karjääris ning vanemad on harjunud iseseisvate lastega ja oma päevase rutiiniga. Teiseks uurisin kohaliku kogukonna kooli rolli sealsete elanike heaolus. Õpilastele tähendab see eelkõige iseseisvust. Õpetajad saavad teha armastatud tööd toetavas keskkonnas ning lapsevanemad saavad oma lapsed usaldada nendele tuttavate õpetajate hoolde. Mulle teadaolevalt on juba üks kogukond saanud minu magistritööst julgustust ja tuge, et seista oma kodulähedase maakooli eest.